mida tähendab mulle kuulumine ettevõtjate ühendusse. See on selline ühine asi ühendab, et ettevõtjad nagu peaksid ikkagi koostööd tegema ja koos midagi tegema ja kui ettevõtjatega koos ühes mittetulundusühingus oles, siis sa saad nagu nendega koos ikkagi sama mõtteviisiga sama asja teha, et mis ettevõtjad nagu inspireerib, et see on nagu väga tervitatav, et selline asi on tehtud, et Märjamaa ettevõtjate ühendus on väga palju aidanud mind ütleme siis uute mõtetega ja uute kogemustega. Parim asi, parimat asja ei tohi öelda, aga mis on parim asi selles ühenduses? Parim asi tegelikult on sedasi, et me saame koos ettevõtjatega käia erinevaid ettevõtteid vaatamas. See on ja erinevaid tegevusi koos teha. Et see on kõige parem asi, et vaata ettevõtjad mõtlevad enam-vähem samamoodi ja siis sul ei ole vaja mingit jalgratast leiutada seal, et kuidas nüüd mingisugune asi peaks olema, et siis sa lennult saad nendega kontakti, et selles mõttes ei ole mingisugust A-st ja B-st alustamist, vaid kohe võib C juurde minna, et asi on pooleldi juba tehtud, kui ettevõtjatega koos midagi teed. No, pigem on ta toetanud ütleme sellist, mida siis võiks oma ettevõttes, kuidas teha ja mismoodi siis võiks oma ettevõtet arendada ja edendada ja pigem on siis võimalus teiste ettevõtjatega probleemidest rääkida, teiste ettevõtjatega koos arutada, et kuidas mingisugust probleemi lahendada. Et see on selline oluline asi selle mittetulundusühingu juures ja kindlasti on ta aidanud pingemaandust, et kui sa ikkagi suvel lähed ettevõtjatega ütleme suvepäevadele koos, siis on sul midagi seal koos teha, et sa ei pea igat A-d ja B-d selgitama, vaid sa saad samas mõtteruumis olla nendega koos, et ei pea ütleme üle mõtlema, ja samas on väga hea, kui keegi saab sinu mõtetest aru. Meeldejäävad hetked on väga palju, et pigem ikkagi sellised no ütleme niimoodi, et hakkame siis sedasi A-st ja B-st peale, et koolitus üritused on väga okei tulnud, et miskipärast Märjamaa ettevõtjate ühendus oskab leida selliseid häid mentoreid või häid koolituse korraldajad, kes suudavad hästi seda ettevõtjateni inspireerivalt oma koolitusi läbi viia. Ja ikkagi Eesti tipptegijaid on Märjamaale esinema toodud, mis on väga tervitatav, et asjadega peab kursis olema. Ja mis see küsimus seal oli? Mäletage ära. Mis see kõige meeldejäävam? Meeldejäävam. Oi, meeldejäävaid asju on siin üks jagu, et küll on see Ruhnule suvepäevadele sõit, küll on see Setu talus kontvõõraks pulmas käimine, küll on see näiteks kuskil Milanos maailmamajanduse näitusel käimine, küll on see Eesti saatkonnas käimine Gruusias, küll on see
igasugused muud sellised meelelahutuslikud üritused, et aga samas on meil ka olnud selliseid ühiseid läbielamisi, mis teinekord nii-öelda ühendavad veel rohkem. Et on olnud ka kellelgi hädasti abi vaja, on saanud aidata ja mõnikord on ka niimoodi, et on kaasa elatud mõnele abivajale, kes on nii-öelda mõne probleemi otsas ja siis on hea meel, kui tal on asjad õnnestunud, siis saab ise inspiratsiooni võtta, et kuidas mõnda asja teha.